Ettevõtjana pead lisaks müügitulu toovale põhitegevusele tegelema ka raamatupidamise, aruandluse ja muuga, mis nõuab aega ja toob kaasa kulusid. Tõhus alternatiiv on reaalaja majandus, mis muudab ettevõtted konkurentsivõimelisemaks, sest rohkem ressurssi jääb põhitegevuseks. Efektiivsemaks, kuna aja ja raha kulu väheneb ning topelttöö kaob. Uuendusmeelsemaks, sest loob tingimused uute toodete ja teenuste arendamiseks. Sellise dünaamilise ettevõtluskeskkonna eelduseks on ühised andmevahetusstandardid, hästi koos toimivad erinevat otstarvet täitvad platvormid ja rakendused ning piiriülesed ühtsed e-teenused. Ühtse standardiga kaob killustatus erinevate digilahenduste vahel, mistõttu paberil dubleerimise vajadus väheneb märkimisväärselt. Samuti kahaneb ajakulu. Oluliselt väheneb kulukas kontrolli vajadus ja suureneb läbipaistvus. Standardiseeritud e-lahendused, näiteks e-arved, e-kviitungid ja e-veose lehed asendavad paberil blankette, mida seni tuli koguda, sisestada, säilitada. E-arvete kasutuselevõtuga muutub äri kiiremaks, sest tehinguteni jõuab väiksema ajakuluga ja raha liigub kiiremini. E-kviitung muudab kuludel silma peal hoidmise lihtsaks ning garantiid ja juhendmaterjalid kiiresti leitavaks. See on mugav ja keskkonnasäästlik. E-veose leht koondab ajakohast infot veose, logistika, veolubade ja muu vajaliku kohta. Nii tõhustub ja kiireneb kontroll maanteedel. Samuti on kiirem tarnete käitlemine piiril ja kaup jõuab kiiremini kohale. Reaalaja majandusele üleminekuks on vaja riigi ja ettevõtete koostööd. Ettevõttel tuleb teha põhimõtteline otsus ja minna üle äriprotsesse kiirendavatele reaalaja majanduse lahendustele. Riik peab pakkuma toetavat ettevõtluskeskkonda ja aitama kaasa, et ettevõtted uudsed e-lahendused kasutusele võtaksid. Aja ja ressursi kokkuhoid annab võimaluse keskenduda põhitegevusele, väärtust luua ja kasvada. Reaalaja majandus teeb lihtsaks ka rahvusvahelise äri ja loob uusi võimalusi. Mida aeg edasi, seda automaatsemad ning reaalajas ja taustal toimivamad on äriprotsessid, aruandlus ja raamatupidamine. Nii tunduvad praegused äritavad peagi uskumatu kilplase töö. Uuri lisa veebilehelt. Tere ka minu poolt. Mina olen siis Sirli Heinsoo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist reaalaja majanduse valdkonna juht. Ja see video, mida me just vaatasime, näitas meile siis seda nii-öelda ettevõtja poolset vaadet, aga nüüd vaatame siis, mis me siis avaliku sektori poolelt ja üheskoos erasektoriga saame ära teha selleks, et selline tore tulevik kõik võimalikuks saaks. Reaalaja majanduse kontseptsiooniga olen mina töötanud juba alates 2016 aastast ja toimetanud nii avaliku kui erasektori poolel ja nii riiklikes kui rahvusvahelistes projektides. Ja võib-olla veel natukene ajalugu, et reaalaja majanduse kontseptsioon sündis tegelikult esmakordselt Soomes, aga oleme selle initsiatiivi siis Eestis tõsiselt üles võtnud ja koos Põhja- ja Baltimaadega edasi arendanud. Tahan rõhutada eriti, et meil on regiooni ülene lähenemine, mis tähendab, et kõik, mida me Eestis teeme, on mõeldud regionaalarenguks. Eestist me toome vaid näiteid, kuidas on võimalik reaalaja majandust rakendada ühes riigis ja piiriüleselt. Soovime parandada kindlasti andmete kvaliteeti läbi standardimise ja digitehnoloogiate kasutusele võtmise. Eelkõige selleks, et meie ettevõtjatel oleks lihtsam suhelda nii riigiga kui ka siis oma partnerettevõtetega. Reaalaja majandus aitab meil lahendada lihtsas võtmes selliseid probleeme nagu suur halduskoormus, seda nii ettevõtjale kui ka avalikule sektorile. Andmete kvaliteedi probleemi aitab lahendada nii andmebaaside vahel kui ka piiriüleselt, aga käsitsi andmete analüüs võtab ka palju aega ja raha. Ja tehnilisest vaatenurgast on need probleemid tingitud siis 3 peamisest põhjusest. Esiteks, muidugi erinev semantiline mudel, andmed ei ole standardiseeritud kujul, me mõistame neid erinevalt ja masinad ei loe neid ühtselt. Teiseks, andmete õigeaegsus.
andmed võetakse vastu suure viitajaga. Info võib olla nendel aegunud, mistõttu me ei saa neid kasutada ei reaalaja otsusteks ega teha ka nende põhjalt kvaliteetseid otsuseid siis tulevikuks. Ja kolmandaks muidugi masinloetavus, et paljud andmed ei ole täna masinloetavalt vahetatavad ja kättesaadavad. Reaalajamajanduse põhimõtted aitavad meil neist probleemidest kindlasti üle saada või vähemalt aitab kaasa sellele. Reaalajamajanduse põhiidee on luua reaalajas ärikeskkond, kus siis haldustoimingud ja finantstehingud koos mittefinantsinformatsiooniga luuakse ja töödeldakse automaatselt reaalajas ja standardiseeritud digitaalsel kujul. Ehk sisuliselt unustagem lõpuks ometi seesama paberimajandus ja tegelikult ka, mida Dmitri ennem ütles, et selline dokumendivorm või PDF-indus võiks siis öelda ka. Ja et liikuda integreeritud andmemajanduse poole ja alustada üleminekut reaalajamajandusele, on kõige tähtsam leppida kokku ühistes põhimõtetes. Juba mainitud andmete vaba ja reaalajas liikumine andmebaaside ja ka piiriüleselt andmebaaside vahel. Kindlasti on oluline sujuv valitsuste koostöö kogu piirkonnas, regioonis, aga vaata, et kõige olulisem on viia ellu struktuuri muudatust ja tegelikult veel olulisem mõtteviisi muutust nii ettevõtetes kui ka riigiasutustes andmepõhise reaalajas majanduse suunas. See võib tähendada erinevate traditsiooniliste tegevuste muutumist veidi nii-öelda kastist välja tegevusteks. Oluline on rõhutada, et andmete sisu ei muutu. Muutub vaid andmete tehniline vorm ning andmete sisestamise, edastamise, vahetamise viis. Seesama näide, et me liigume paberilt ja PDF-dokumentidelt üle ja aruannetelt üle masinloetavatele andmetele, mis siis peaksid liikuma ettevõtte süsteemist otse riigile või partnerettevõttele, ettevõtja nõudmisel ja ideaalis ühe nupuvajutusega. Kuidas siis jõuda selle ilusa tulevikuni, mida video meile edasi andis? Reaalajamajandus on valdkonna ja piiriülene lähenemine. Me oleme seadnud juba esimesed eesmärgid ja kirjeldanud esimesed ehitusplokid. Lahenduste loetelu, mida slaidil näeme, pole kindlasti täielik ja see kindlasti täieneb ka aja jooksul. Hetkel slaidil olevad või nii-öelda meie laual olevad ehitusplokid on praegu kas kõige küpsemad või pakuvad ühiskonnas kõige suuremat huvi. Horisontaalselt tegeleme siis üleminekuga masinloetavale ja andmepõhisele aruandlusele. Avaliku sektori poole pealt näiteks analüüsime praegu olukorda, mis siis, kui kõik avaliku sektori organisatsioonid, kes ettevõtetele aruandluskohustust seavad, on sama andmetaksonoomia, kasutavad sama standardiseeritud aruandlussüsteemi ning ettevõtja ei pea teadma, kellele ja milleks ta neid või ütleme siis kellele ja millal neid andmeid on vaja esitada. Et kui tema on kinnitanud ära, et need andmed on nüüd õiged, vot selle ajavahemiku kohta, siis need andmed ise liiguvad vastavatele asutustele vastavaks ajaks. Teine horisontaalne teema on siis government to business ja business to business ettevõtlusandmete jagamine. Selles osas on meil praegu käimas analüüs siis, et millised andmed riigiregistrites on üldse masinloetavalt kättesaadavad ja millised võiksid olla potentsiaalsed uued teenused siis erasektoris, mida ettevõtetele pakkuda. Eraldi ehitusplokkidena on meil laual e-kviitung, e-arve, e-veose leht ja toodete ja teenuste info standardiseerimine. E-kviitungi ja e-arve puhul on samuti praegu erinevad analüüsid käimas. E-arve puhul vaatame, kuidas on mõjutanud e-arve kohustuslikkus avaliku sektoriga ärikeskkonda ja mida teha selleks, et tõsta e-arvete osakaalu ka ettevõtete vahelistes tehingutes. E-kviitungi puhul me täna analüüsime, milline peaks olema teenuse mudel Eestis ja kuidas üldse suhtub tarbija
ja ettevõtja elektroonilisse ostudokumenti. E-veose leht, mis on väga hea näide väga valdkonnaspetsiifilisest ehk siis transpordi ja logistikasektorist selline temaatika või siis ka projekt. Seal siis analüüsitakse seda, kuidas riigid omavahel saaksid infot vahetada nii, et see veos või veoauto, mis sõidab ühest riigist teise ja tavaliselt teda siis kontrollorganid maantee ääres kinni peavad ja tehakse seal paaritunniseid kontrolle, et sellised asjad ära jätta, et kaup jõuaks kiiremini siis ühest riigist teise kohale. Ja need andmed siis peaksid liikuma erinevate riigiasutuste, erinevate riikide, erinevate ettevõtete vahel. Ja nii-öelda ilma tähtajata ja pidevalt käimas olevad tegevused on loomulikult rahvusvaheline koostöö, eelkõige siis Põhja- ja Baltimaadega ja muidugi ka uute ideede valideerimine ja pardale võtmine. Ja siin näiteks praegu on väga ägedad projektid ka meil MKM-is Accelerate Estonia programmis, mis teisest küljest on ka seotud reaalemajandusega, on Sustaxo ja Dexroad. Et Sustaxo on näiteks siis seotud just kestlikkuse aruandluse ütleme siis nii arendamisega või selle toetamisega erasektori projektina. Ja Dexroad on siis tekstiilitööstuse XT sisuliselt, kuidas nad ennast nimetavad, et tekstiilitööstuses saada kõik andmed standardiseeritud kujul erinevate osapoolte vahel liikuma, eesmärgiga oluliselt suurem hulk tekstiilimaterjali uuesti ringlusesse saada. Ja meie laiem eesmärk, võiks siis öelda, on ikkagi muuta meie ettevõtjate elu lihtsamaks, et nad saaksid keskenduda ettevõtluse kasvule ja tootlikkuse tõstmisele. Oluline on muidugi siin ka rõhutada, et reaalajas majanduses jääb andmekaitsereeglite kehtivus samaks ja täitmine muutub loomulikult tõhusamaks, kuna ettevõte ise otsustab, kellega ja milliseid andmeid ta jagab. Natukese mõjust ka. 2020 aastal tehtud uuring näitas, et reaalamajanduse lahenduste, sealhulgas siis ka e-arvete kasutamine, säästaks üle 14 miljoni töötunni ja üle 200 miljoni euro aastas. Eesti maksumaksjad et siis ja ainuüksi e-arvete pealt säästaks siis üle 100 miljoni euro aastas. Need on üsna konservatiivsed numbrid, kuna see info, millega me saime töötada selle uuringu raames, ei olnud, ütleme siis nii, võib-olla täielik või piisav. Näiteks kui me e-kviitungeid vaatasime või üldse kviitungeid, me tegelikult ei saa hinnata, missugune mass neid kviitungeid üldse sealt kassaaparaatidest täna välja tuleb, et need on niisugused hästi hinnangulised numbrid. Seega teeme vähem ebaolulist manuaalset tööd, oleme tõhusamad, keskendudes asjadele, mis on tõesti olulised ja meie mõte, et teeme seda alati koos, et üksinda Eestis me võime küll särada, aga tegelikult meie ettevõtja sellest mingit kasu ei saa, kui ainult Eestis asjad toimivad. Ehk siis teeme koostööd nii avalikus kui ka erasektoris ja ka piiriüleselt, et muuta siis meie ettevõtete elu võimalikult lihtsaks. Ja natukene täpsemalt ka, et siin olen toonud sellise tähtsaima prioriteetide kolmnurga, et saavutada neid reaalamajanduse lahenduste laiemat kasutuselevõttu. Ja me näeme siin loomulikult rahastus on hästi oluline, kindlasti on nii avaliku kui erasektori poolne, kas siis vastavalt poliitiline või juhtkonna tahe. Ja ma ütleksin, et kõige olulisem asi on aja ja inimressurss, ehk siis need õiged kompetentsiga inimesed, kes oskavad neid, kes tunnevad oma maja süsteeme ja oskavad asju ellu viia, sealhulgas on võimelised ka mõtlema natukene kastist välja. Ja võib-olla siinkohal ütleks ka, et avaliku sektori poole pealt reaalaja majanduses meil on hästi tihe koostöö käimas näiteks Keskkonnaministeeriumiga, Rahandusministeeriumiga, sealhulgas Statistikaameti ja Maksuametiga ja tegelikult ka Justiitsministeeriumiga, täpsemalt siis äriregistriga. Ja selle jaoks näiteks järgmisel aastal siis
avaliku sektori poole pealt me planeerime erinevate aruannete analüüsi ja standardiseerimist, sealhulgas nende andmete vastuvõtuvõimekuse arendamist andmepõhiselt ja töötlust. Ja tegelikult on seal mingid huvitavad mõtted ka äriregistriga, et see majandusaasta aruande esitamine ikka ja loomulikult ettevõtja jaoks võimalikult lihtsaks teha. Ja kuidas me saame või oleme mõelnud siis erasektoris seda hoogustada reaalajamajanduse lahenduste kasutuselevõttu? Me kavandame 2022 kuni 2027 erinevaid toetusmeetmeid ettevõtjatele ja nende meetmete maht on kokku circa 15 miljonit eurot. Ja rahastamiseks kasutame siis erinevaid fonde, nii RRF-i ehk taaste- ja vastupidavusrahastut kui ka struktuurvahendid kui ka teadusarendusfondi. Ja minnes veel teadusarenduse juurde, siis kuna reaalajamajanduse raames me teeme hästi palju ka koostööd ülikoolidega, siis sellel aastal esimest korda on meil ka teaduspreemia konkurss, mis tegelikult eile just lõppes tööde esitamise aeg. Eesmärk oli siis toetada teaduspõhist lähenemist reaalajamajanduses ja selle konkursiga või konkursi tulemusel siis tunnustame nii uurimustöid, tõenäoliselt seal siis magistritööd ja bakalaureusetööd ja siis teadusartikleid, et seal siis ka erinevad õppejõud tõenäoliselt oma töid esitavad. Ja sellega ma tegelikult ka lõpetaksin oma ettekande, et kui on küsimusi, siis hea meelega vastan neile. Nii, aitäh, vaatame kohe, kas on küsimusi tulnud. Wifi on hea see, et kui publikut ei ole, siis üks pluss on see, et Wifi on alati püsti, sest keegi ei jookse seda maha. Nii. On küsimusi. Kui suur huvi piiriüleselt ettevõtetel Eesti suunal on? Ma ütleksin, et suur, aga me räägime siis praegu ainult reaalajamajanduse võtmes ja meil on nii Põhja kui Baltimaades on tegelikult väga suur seltskond ettevõtteid, kes tahab osa saada nendest reaalajamajanduse lahendustest, tahab osa saada erinevatest projektidest ja meil on ka erinevad siis valdkonnaspetsiifilised, nagu ma mainisin seda e-veose lehte, siis seal on nagu hästi suur see koostöö Eesti ja näiteks seal Põhjamaade ettevõtetega. Piiriülesed teenused eeldab, et eri riigid neid andmestandardeid aksepteerivad. B2B teeb seda juba niikuinii, aga kas on näiteid, mis toimivad juba üle piiri, kus ettevõte peab teise riigiga suhtlema? Ma arvan, et kõige parem näide on ilmselt ikka seesama e-arve, et e-arve, Euroopa Liidu ülene e-arve standard on see. Ja tegelikult teine näide, mis on tulemas, on seesama e-veose lehe andmestandard, mida tegelikult Euroopa Komisjoni poolt just luuakse ja see ongi just selle mõttega, et see e-veose leht, mis on ühes ettevõttes loodud, oleks siis samaselt masinloetav ka siis erinevatele riigiorganitele. Laiemalt võttes, eks me räägime täna e-veose lehest, mis on nagu väike osa väiksest osast, eks, et põhimõtteliselt nagu see tööpõld, mis sul ees on suhteliselt lõputu, et me võime vaadata ringi ja kõik võib standardiseerida, automatiseerida. Tegelikult e-veose leht on üks väga hea näide sellest, et ta küll kõlab hästi transpordi ja logistika suunaline, aga see sisaldab väga palju infot e-arvetest. Kindlasti on seal ka mingisuguseid maksetehingu infosid, kindlasti on seal erinevate toodete infot, mille standardiseerimisest me oleme ka rääkinud. Et e-veose leht paisub ajaga, mida ühest riigist teise liikudes, ühest osapoolest teise üle andes kaupa, see paisub kogu aeg informatsiooniga ja kui see on standardiseeritud, siis see muudab tehingud kiiremaks. Selge, aitäh sulle!